Vabandust, siiralt vabandan, et ma hilinesin. Ei ole hullu midagi, ma siin juba hakkasin toimetama. Ja millega sa täpsemalt enda arust tegeled? No, kas need nimed tulevad sulle tuttavad ette? Muidugi tulevad. Põrgukülas me käisime. Käisime. Tõesti või? Okei, ma mäletan väga hästi, kuidas ma seal üksi selle kraavi perve peal istusin ja sind ootasin. Ja mis mina tegin? Ma olin Lahedas külas. Oli siis lahe ka või? Muidugi. Miks sa neid seina peale paned? No sellepärast, et vaadata, kui palju külasid meil siin Peipsiääre vallas üldse on. Ja tead, nende küladega seoses on mul tegelikult sulle üks mäng ka. Tule, võta siia istet. Okei, hakkame mängima. Et meil siin Peipsiääre vallas on 5 suuremat piirkonda ja niimoodi armsalt võiksime neid nimetada kantideks. Ja siin sulle ülesanne, et mina näitan sulle küla ja sina paku, mis kandis see küla võiks asuda. Nii, hakkame kohe siit pihta. Võid kõvasti ette ka lugeda küla nime. Kohe selline pähkel. No, proovime. Undi küla. Vot, seda nüüd ei... Oota, mis need kandid olid meil üldse? No, tuletame meelde. Vala, Vara, Jaa, Peipsiääre. jaa, Koosa ja Alatskivi. Okei. No Undi küla on sel juhul Vara. Õige! No, mis sa arvad? Ma ei tea. Vau. Savka küla, kui seda nii hääldatakse. No aga see on ilmselt kõlab, nagu ta võiks olla. Pala oli ka kant või? Jaa. Paneme Pala. Ei ole. On hoopis Peipsiääre. Nii, võtame siit järgmise. Oled ikka väga toredad külad mulle välja valinud. No võid kõvasti öelda ka, mis Kirtsi küla. Jaa. Kirtsi küla on... palju sul kokku on 5, järelikult sul on igast kandist 1. Nii et Peipsiääre on läinud. Ja mis üks veel oli läinud? No ühest kandist on siin kohe mitu tükki, nii et paku. Kõik valikud on... Mõtle ikka kõikide variantide peale. Siis on Koosa kant. Ei ole. See on hoopis Pala. Ahah. Nii. Ma arvan, et ma ei ole ühest... Võtame järgmise. Sellest järgmist ma tean. Aga Põdra küla. No kuidas ta kõlab? Kus ta võiks asuda? Igal pool. Kindlasti ükskõik, kus aga Alatskivi. Ei. Uskumatu lugu. See on Vara. Ja viimast sa teadsid. Ei, no ma... Pala. Õige. Jah, teadsin. Väga Moku hästi. küla. Pala kant. Kuule, aga tegelikult ei näinud üldse halvasti. No tegelikult läks. Aga samas, kui mõelda sellele, kui palju neid külasid, siis meil on arenguruumi ikka päris palju. Aga kuule, lähme hoopis järgmise mängu juurde. Paneme ühe pusle ka kokku. Tule, lähme. Sul on pusled ja mängud, aga meil oleks vaja nagu saadet teha või? No küll me jõuame kõike teha, tule. Okei. No nii, hakkame nüüd pusled kokku panema. Oota, täna on meil siiski üldse teised teemad, et paneme nüüd selle kaardi kokku ja meil on siia laua peale ruumi vaja. No jah, aga paneme siis kuidagi niimoodi, et siin väga kõik midagi sassi ei lähe, sellepärast, et mul on siin Peipsiääre piirkonna külad juba enam-vähem koos ja ausalt öeldes, kui ma praegu seda kaardi vaatan ja need külasid, siis ma ei tea, kas see kõik siia laua peale ära mahub. Jah, sul on õigus, võib-olla me peame siia suurema laua tooma. Just sellepärast, et Peipsiääre valla pindala on 625 ruutkilomeetrit. Ja kui sa nüüd neid tükke vaatad, sa näed, kui palju sind kohe paistab metsa üle poole. 357 ruutkilomeetrit. Lisaks kraavid, sood, teed ja võsad 93 ruutkilomeetrit. Jah, kui ma siin vaatan, siis mis metsad siit kohe silma hakkavad, näed Selgise metsad ja meil on olemas ju Sõõrumetsad ja Välgimetsad. Soodest siin kohe paistab silma näiteks Kargaja soo. Kargaja soo, jah. Et vald on tõesti nii suur, et me paratamatult igale poole ei jõua.
kusjuures ei jõuagi igale poole ja seoses sellega teeme oma valla noortele üleskutse. Kui käid ringi lahtiste silmadega, sulle meeldib toredaid hetki videosse püüda ning oled hea suhtleja ja sõnaseadja kaamera ees, siis oled just sina see, keda me otsime. Võta julgelt ühendust Suukulu stuudioga suukulu.stuudio@gmail.com või telefonil 525 0987 ja toome koos sinu kodukoha pildile. Armas noor, me väga-väga ootame sind, nii et tule liitu meie laheda tiimiga. Meie stuudio seinad on tänaseks kaetud ilusasti munarestidega ning siin ei kaja enam niimoodi nagu varem ja meil on võimalik stuudios salvestada. Suur aitäh kõigile, kes on meid munarestidega toetanud. Marita ja Andrus Salu. Teet Polman. Aivi Kõiv. Aigne Taska ja Kivi Kõrts. Jekateriina Tõllikova ja sihtasutus Kallaste Arendus. Suur tänu teile. Ja Ingrid, sina palun mine nüüd lõpuks, tee see laud puhtaks. Ja minul on sulle veel üks väga huvitav munarest ette näidata. Põnev. Tada! Mida see peaks tähendama? No vaata seda stuudiot nüüd. Siin on juba selline olukord küll, et oleks aeg tähistada ja hakata mingisugust kooki küpsetama. No kui ma vaatan neid mune, siis siit tõesti midagi muud ei saa kui munakooki. No ma mõtlesin, et võib-olla teeme omletti. No ma arvan, et otsime mõne muu retsepti. Võta telefon välja ja vaatame veel. Midagi pidulikumat ikkagi ju. Sa ütlesid, et tähistame stuudio valmimist. See on ikka uhke. Okei, omlett on tõesti vist veider. Nii, vaatame siit. Oppa, rull, biskviit, sinki ja sardelliga. See on väga huvitav kombinatsioon, aga midagi pidulikumat ikka. Ma vaatan ka siit. Oho, nii. Mina leidsin. See peaks väga hästi sobima. Nüüd on nii. Ole hea, pane silmad kinni ja ava silmad alles siis, kui ma tagasi olen. Okei. Ära piilu. Tee siis ruttu. Oppa! Mis see nüüd on? Pajumaie munakuuk. Munakuuk, jah? Jaa, munakuuk. Munakook ei tahtnud öelda. Ei, munakuuk. Leidsin selle retsepti Kodavere pärimuskeskuse Facebooki lehekülje pealt. Pidi olema Kodavere kandis väga-väga populaarne. Kõik kiidavad. Mine vaata. Ja kommentaarid on tõesti väga positiivsed ja kiitvad. Eriti kuule Eevi Treial. No. Kuula nüüd, loen ette tema kommentaari. Maie testud munakuagid one juba ammuses aast jäädä õma ja mekige. Maiele tules anda nimes munakuagi kuninganna. Ohoo, nii uhke tiitel kohe. Jaa. Väga uhke. Ma arvan, et nüüd ongi meil õige hetk maitsta ja vaadata, kas sinule võib sellise tiitli anda. No ei tea. Teeme hoopis saate lõpuni ja küll me siis maiustame. Ega meie oleme ka saanud ju igasugust tagasisidet ja oma tegevusele ja tulnud on ka mõned toredad ettepanekud. Vaatame, mis meil on kirjutatud. Ja üks väga hea ettepanek minu arust oli siis selline, ma loen ta täpselt ette. Jaa. Tere! Üks teema, mida võiksite kajastada, on ka tehnikasport.
alal Tagumaa Autospordiliit ja koosal Turbokilpkon Racing MTÜ. See on minu arust väga hea mõte ja ma arvan, et me peaksime seda ka tegema. Ja kindlasti ja oleme saanud ka positiivset tagasisidet oma tehtud saadete osas juba. Näiteks kirjutatakse nii: aitäh vahva saate eest. Mõnus on näha ka teiste pilgu läbi lapsepõlve kodu bussipeatust. See on siis saade, mida me tegime Metsanurga külas sellest toredast bussipeatusest. Et maale sõites alati imetleme. Olen ise seal Metsanurga majas mänginud ja päris tõsiselt arvan, et see ongi mängumaja. Lugematu arv kordi olen seal bussi oodates istunud ja korra isegi bussist maha jäänud. Ju on seal nii lõbus olnud. Väga vahva. Ja samuti kirjutatakse meile nõnda. Tere! Täiesti kogemata komistasin Metsanurga saatele, et on sealse kandiga isiklik side. Vaatasin rõõmuga. Leidsin ka sarja sissejuhatava osa. See samuti toredasti teostatud ja rõõm vaadata. Tänu teile. Olete väga vahvad kuulata ja vaadata. No nii tore on selliseid kommentaare kuulda. Kohe annab rohkem sellist motivatsiooni ja indu juurde tegutseda. On nii? No muidugi on. Ja nüüd... Tegelikult selle toreda noodiga võiks ju hoopis minna üle mõnele vahvale mängule. Jälle mäng. Muidugi, kuule, me võiksime mängu teha hoopis meie toredatele vaatajatele ja seekord saad sina mängu läbi viia. Tere, head vaatajad! Siinkohal saab alguse meie vaatajamängu saaga. Vaatajamängu põhimõte seisneb selles, et me käime oma vallas erinevates märgilistes kohtades, filmime seal üles ühe videoklipi ning selle põhjal peate teie ära arvama, millega või millise kohaga on tegu. Ühtegi lisavihjet me teile ei anna. Vastused saatke alati suukulu.stuudio@gmail.com. Kõikide õigesti vastanute vahel loosime me alati välja ka auhinna. Iga 2 nädala tagant tuleb välja uus vaatajamäng, kus antakse ka teada eelmise mängu võitja ning temaga võetakse ühendust. Esimene vaatajamäng muuseas juba käib, mis tähendab seda, et kogu selle video jooksul nähtu põhjal peate te arvama ära, mille või millise kohaga siin hetkel tegu on. Vastused nagu juba mainitud, suukulu.stuudio@gmail.com. Soovin teile kõigile siinkohal kõike kaunist ja kohtume peagi. Kuule, näe, vaata, Facebookis oli niimoodi kirjas, et üve õles, kui marjad õles kua enda korjatud, siis suas päris vanamuudu munakuagi. No ikka on enda korjatud, karga ja soost. No siis on meil tõesti vanamuudu munakuuk. Oi, näe, vaata, no nüüd on meil veel rohkem põhjust siin tähistama hakata. Tundub, et ja ongi, esimesed noored on saatnud meile videoid. No vaatame siis neid koogisöömise kõrvale. Jep. Täna me näitame teile natukene meie kooli suusaradud. Siin saab suusatada ning ka 2-kilomeetrine rada on ära valmistatud. Lähme nüüd suusatama. Esimesed näed kohe üles tulles, näete te sihukest grillikoda. Kui tahate puhata, siis siin saab kindlasti juua sooja teed ja grillida toitu endale. Rajal on ka abissaid märke, mis aitavad teil orienteerida. Siin saab sõita 2, 3 ja 5 ning ka 7,5 rada.